Tere hommikust, tere tulemast kuulama webinari teemal, kuidas valutult Windows 11 üle minna. Mina olen Oskar Urban-Järvemaa. Mina olen Marek Lähesalu. Küsimused võtame webinari lõpus. Kui on midagi teemakohast, siis võib juhtuda, et võtame ka vahele. Aga lähme agenda juurde. Siin me näeme siis tänaseid teemasid. Ehk siis alustame Windows 11 üleüldisest lahtikirjeldusest, tutvustusest, siis räägime, miks minna 11 peale, mis on teisiti, näitame mõningaid erinevusi võrreldes Windows 10-ga. Räägime lahti süsteemi nõuded, räägime migratsioonist, kuidas minna Windows 11 peale ja teeme väikse demo. Lõpus siis võtame küsimused-vastused. Aga nii, liigume siis edasi. Mis see Windows 11 üldse endast kujutab? Et Windows 11 siis tuli avalikkusse kasutamisse 5. oktoober 2021. Windows 11 on siis oma funktsioonide põhjalt päris laiahaardeline. Omab siis endast Windows 10 võimsust ning turvet ning sellele on siis lisaks tehtud värske siis välimus ümber. Liigume siis veel edasi, vaatame siin ka neid tööriistu ja kindlasti on ka siin mainin ära, et Windows 10-lt ülemineku kiirustama siin ei pea. Liigume siis edasi. Miks siis minna Windows 11 peale? Kindlasti esimene punkt on turvalisus. Et tänasel päeval Windows 11 uuendatakse iganädalaselt. Seal on muidugi ei ole ainult turvauuendused, on ka täienduuendused. Kindlasti paremini on optimiseeritud. Seda muidugi pigem nüüd ütleme uuemate seadmete puhul, uuemate komponentidega seadmete puhul, et olgu siis kas nüüd siis ise kokku pandud seade, on siis sülearvuti, mis juba on koos või siis valmis lauaarvutid, eks ole. Et see pigem kehtib uuemate seadmete puhul. Kaasaegsem visuaal on kindlasti üks punkt, et kui me siin demo teeme ja siin näitame ka erinevusi Windows 10 vahel webinari jooksul, et siis te kindlasti näete ise, et mis on teisiti ja sealt on näha ka visuaali. Kindlasti ühilduvus, mida Microsoft siin päris ütleme nii, et suurelt reklaaminud, seda eelkõige siis tablet mode'i osas. Ehk siis sellisel juhul me räägime puututundlikutest sülearvutitest, tahvlitest või mõnest muust nutiseadmest. Et seal peaks olema see ühilduvus võrreldes Windows 10-ga tunduvalt parem. Seda on Microsoft lubanud ja see on suund, mida nad kindlasti tahavad arendada, eks ole. Töölaua asetsus, siin ma tooksin välja selle, et kui Windows 10 puhul me saime ekraani 8 jagada, eks ole, siis tänasel päeval on Windows 11-ga nüüd tekkinud võimalus, et me saame seda ekraani jagada siis vastavalt 4, 3, 8, 9, eks ole. Et 4 jagades siis eelis on just suuremate monitoride puhul, kus see 4 jagamine toob kasu ka, eks ole. Et väiksema monitori puhul see võib-olla ei saa seda niivõrd väga kasutada, eks ole, aga suuremate ekraanide puhul küll ja suuremate resolutsioonide puhul just näiteks 4K või 2K, eks ole, monitoride puhul. Siis kindlasti Windows 11 eeliseks, mis on teine punkt, mida nüüd Microsoft on väga suurelt reklaaminud välja, on Android appsi tulevik Windows 11, ehk siis kõik, kes on näiteks Android telefonide kasutajad, neil on mõned
meelepärased lemmikud äpid, eks ole, mida nad on harjunud kasutama, siis tulevikus siin erinevate uuenduste käigus nii-öelda tekib siis võimalus neid samu äppe kasutada siis Windows 11. Viimati vaadates siin eelmise nädala jooksul, siis muidugi see Android appsi nii-öelda pool on veel tänasel päeval natukene toores. Et võimalusi hetkel veel ei ole palju, aga see nii-öelda on arendamisel ja kindlasti paraneb see olukord nii-öelda tulevikus. Windows 11 kettaruumi kasutus ei erine siis nii-öelda Windows 10-st, ehk siis Windows 11 võtab sama palju kettaruumi kui Windows 10. Muidugi siin tuleb arvestada seda, et kui nüüd uuendada, sellest me räägime ka järgmiste punktide juures, eks migratsiooni juures, siis tuleb arvestada lisamahuga. Aga võib-olla ma siin võtaksin nii-öelda viimase punktina sellel nii-öelda teemal ütleks niisuguse targa lause, et tark ei torma, ehk siis, et ma usun, et veel nii-öelda aeg on, et kes on uuendusmeelne inimene, siis kindlasti proovida. Et ise oleme me siin kasutanud juba mõnda aega Windows 11 ja tegelikult saab ilusti töö tehtud ja mingisuguseid suuri probleeme ei ole nagu väga tuvastanud, et eripärasid on, aga suuri probleeme ei ole nagu tuvastanud. Jah, et kindlasti, et sellega harjub ära, et see on nii uus asi, nõuab natukene seda süvenemist, et üldiselt on üsna nagu lihtne sellele pihta saada, kui hakata nagu vale kasutama seda. Vaat, liigume siis edasi, et mis siis on teisiti? Et mis siis uut on üldse Windows 11. Kõige esimesena võib-olla märkame kohe ära, et siin on startmenüü erinevus, et vasakul on siis meil Windows 10 vaade ja paremal on siis Windows 11 vaade. Et siin on kohe näha, et siin on minimalistlikust on ära kaotatud, on natukene pandud rõhku just nagu Windows 11 poole, et asjad oleksid nagu silme ees rohkem. Et siin Windows 10 puhul oli kindlasti märgata, et need asjad olid siin päris kompaktsed, et siit sai kohe kõik asjad nii-öelda kätte, aga siin Windows 11 puhul on need natukene seda disaini muutnud. Kindlasti. No siin võib lisada, et mingid asjad on nii-öelda natukene paremini kätte saadud, eks ole, mõned asjad vast on nii-öelda natukene nii-öelda kas ära peidetud või siis nii-öelda laiali jaotatud, eks ole, et kui me siin nüüd vaatame, et siis settingud on meil siin põhimõtteliselt kohe kätte saadavad, eks ole, ja nii-öelda see äppide kogus nii-öelda siin stardi all on natukene nagu suurem, et muidugi Windows 10 puhul sa said seda paremat osa nüüd siin nii-öelda natukene nii-öelda personaliseerida, aga kui me räägime nii-öelda sellest, et nii-öelda kui Windows tuleb nii-öelda ütleme pakiseadmene, eks ole, et siis nii-öelda kohe alguses on see 11 puhul võib-olla natukene eelis, et on nii-öelda kohe kätte saadaval rohkem nii-öelda äppe. Ja siin lisan vahel, et siin kõige harjumatum asi vist ilmselt meile ka oli see shutdown nupp, et seda me siin kohe alguses märganud, kelle me harjunud sellega, et vajutad siia Windows 10 puhul siis siia Windows ikooni peale ja siis tulevad sulle valikud ette, aga siin me juba vajutasime siis konto peale ja leidnud üles, et olime nagu hämmingus, et kus see nagu on ja siis märkasime, et viimasel hetkel, et siin all nurgaselt ära peidetud. Jah, eks neid erinevusi natuke on, mida siis kohe võib-olla ei panegi tähele ja mis nõuavad natukene harjumust selle startmenüüga. Liigume edasi. Samuti siis on ka tegumiribaga on siin väiksed erinevused. Et siin samuti on Windows 10 on vasakul ja Windows 11 on paremal. Et siin me saame kohe märgata, et siin on kaotatud väga palju asju ära, on tehtud seda Windows 11 natuke kompaktsemaks ja kes juba natukene täpsem oskab kasutada, on kasutanud või siis kasutab Mac seadmeid, siis oskab märgata, et tegelikult see Windows 11 on üsna sarnane oma tegumiribaga natukene Mac OS-ile. Ja siit juba me märkame, et Pean lisada, et üks põhilisi nii-öelda suuremaid muudatusi, eks ole, on see, et on nii-öelda keskele läinud, eks ole.
see nii-öelda stardinupp ja kogu sellele järgnev. Aga üks kindlasti suur muutus, mis nüüd on Windows 11 puhul, on ka see, et nii-öelda see otsingu nupp nii-öelda, et ei ole enam nii-öelda laiali venitatud, kuhu saab otse sisse kirjutada, vaid on tehtud nii-öelda otse nupuna, eks ole, et kus sa pead ikkagi nagu peale klikkama. Jah, ja siin on näha ka seda, et Windows 11 on seda teed läinud, et pakub juba ise rakendusi, mis on siis laialt levinevad, et siin pildi peal võib-olla ei paista välja, aga siin on nagu pinnitud, et näiteks Spotify, Word ja siuksed rakendused, mida saab juba siis peale vajutades kohe alla laadida, et ei pea eraldi hakkama kuskilt App Store'ist midagi alla laadima. Siia võib veel lisada seda, et kui ütleme Windows 10 puhul tuli pärast installi võis näha nii-öelda Skype'i, eks ole, siis tänasel päeval on see Windows 11 puhul siis asendatud Teamsi rakendusega. Et Microsofti suund on ikkagi Teams. Ja see on see, mida siis nii-öelda on näha. Kindlasti demos vaatame üle ka selle, et kindlasti siin esimese küsimusena kohe tekib, et kas see nii-öelda Windows 11 puhul siis see tegumiriba asetsus keskel, et kas see on nii-öelda jäädav või on nagu muid võimalusi ka. Kindlasti selle vaatame demos üle ja ma näitan nii-öelda üsna lihtsalt võimalust, kuidas seda tegumiriba nii-öelda vanaviisi siis viia, ehk siis Windows 10 puhul, et siis nii-öelda ekraani vasakule. Seal ei ole midagi erilist keerulist. Lisan siia veel vahele, et Windows 11 puhul on ka meil ära kaotatud Cortana otsing, et enam seda siit nagu Windows 10 puhul vasakult enam ei leia, et nüüd on see asendatud siis tavapärase otsinguga. Nii, aga liigume edasi. Parema kliki valikud, ehk siis siin samuti on meil vasakul on Windows 10 ja paremal on siis Windows 11. Et kui me siin nüüd näeme, siis Windows 11 puhul on see läinud siis natuke paremaks, et see mõninga puhul on võib-olla lihtsamaks tehtud see asi, aga mõne puhul on ka raskemaks, et siia on tulnud uus valik, et show more options, millega meil endal oli siin probleem, et üritasin siin ise digidokis allkirjastada dokumenti, aga siis parema klikiga ei leidnudki kohe seda varianti üles, et mõtlesin, et kus ta siis nüüd on, et Windows 10 puhul oli, et tavas selle parema klikiga suht laiahaardelise vaate, et sa nägid kõike kohe, siis siin Windows 11 puhul on jah tulnud see show more options juurde, millega siis näitab rohkem neid valikuid. No kindlasti siia võib veel lisada, et seda saame ka loomulikult jälle demos vaadata, et kui nüüd mõnele failile seda paremat klikki teha, eks ole, et siis kõige üles tekib, kui eelnevalt Windows 10 puhul oli copy, paste ja cut nii-öelda kohe siin välja toodud, nagu ka siin nii-öelda me näeme sellest on nüüd hallina märgitud hetkel antud pildi peal, aga on paste ilusti olemas, siis nii-öelda selle Windows 11 puhul tekib siis kõige üles ja ainult nii-öelda ikoon siis, et ei teki nii-öelda tekstina, et copy või paste, et kui siin on tiirega peale minna, siis seal muidugi on see välja kirjutatud, aga nii-öelda esmasel vaatlusel kohe võib-olla ei näe seda, aga see on kõige ülevalt nii-öelda leitav, et seda kindlasti demos ka näitame. Jah, mainin siia vahel, et tegelikult on võimalik ka see registri muudatusega ära kaotada see valik siin, aga see on juba advancematele kasutajatele, kes tahavad ise oma Windowsi nii-öelda siis modifitseerida. Nii, aga liigume edasi. Süsteemi nõuded siis, nagu me näeme, siin tegelikult need süsteemi nõuded niivõrd väga kriitilised või nii-öelda väga nõudlikud ei ole, eks ole. Siin väga paljude kasutajate puhul oleme näinud nii kommentaariumis kui ka nii-öelda inimestega, kellega nii-öelda otse oleme rääkinud, on suur kartus nii-öelda olnud, et süsteemi nõuded on niivõrd kõrged, et esimene mõte, mis tuleb, on see, et on vaja koheselt hakata uut seadet omale muretsema, et nii-öelda Windows 11 peale minna. Tegelikult see päris nii ei ole. Et me näeme, siin antud juhul on muidugi toodud miinimumnõuded.
ise näen, et siin võtame kas või RAM-i kasutuski 4 gigabaitti, tänasel päeval miinimum tegelikult ütleme 8, eks ole. Soovituslik on 16, et see, seal tekib nagu see probleem, et kui me tegelikult mõtleme sellele, et jah, et me selle operatsioonisüsteemi nüüd saame käima, eks ole, antud miinimumnõuetega, et aga kui me näiteks tahame seal mõnda, ma ei tea, Wordi faili või Google Chrome'iga paned tööle, et siis on juba sul pool RAM-i kadunud. Just, et võtad 5 tääbi lahti ja tegelikult on see ressursi vajadus tulnud suurem kohe. Et aga protsessor siis 1 gigahertz on nii-öelda miinimum, 4 gigabaiti nii-öelda RAM-i ja nagu eelnevate slaidide juures sai nii-öelda märgitud, siis 64 giga on nii-öelda see algne ruum, millega tuleb nagu arvestada. Et täpselt samamoodi nagu ka Windows 10 puhul on see nii-öelda mastaap või see nii-öelda kogus kettast üsna sarnane, et midagi nii-öelda väga nagu teist moodi ei ole, et tegelikult siin võib-olla Windows 11 tutvustuse puhul, mis võib-olla jäigi märkimata, märgiks ära, et tegelikult Windows 11 ei erine Windows 10-st, et on tegelikult samale nii-öelda mootorile ehitatud, eks ole. Ja nii-öelda seal on lihtsalt nagu tekitatud visuaal, lisavõimalused erinevate tarkvarade näol ja nii edasi, et kindlasti Windows 11 areneb meil siin nende erinevate kuude, päevade, aastate jooksul märkimisväärselt, et kindlasti tuleb veel palju juurde. Et aga praegusel juhul on sedasi. Kindlasti tuleb siin ära märkida, et Windows 11 nüüd nõuab siis DMP versioon 2.0 aktiveerimist, et ilma selleta ei saa. Ja võib siin võib-olla märkida ka selle ära, et nii-öelda keskmine koduarvuti, kui me tänasel päeval võtame, olgu see siis sülearvuti või lauaarvuti, siis Windows 11 nii-öelda install ei tohiks nagu olla probleem, et kindlasti on ka vanemaid seadmeid, millega võib nii-öelda tekkida see probleem, aga siinkohal võib öelda, et meil on aasta 2025 nii-öelda see piir, et meil on veel siin mõned aastad minna. No eks see on ka siuke suhteline, et nad võivad seda jälle edasi lükata, et see on selline nende poolt nagu pandud, aga see ei tähenda seda, et siis nüüd nagu nipsust käib see asi ka kinni. Ei, seda küll, et kindlasti saab selles mõttes pärast nii-öelda 14. novembrit, eks ole. Turvavaldused tulevad ikka peale. Et lihtsalt see nii-öelda Microsofti poolne support kaob Windows 10 puhul suuremalt jaolt selles mõttes ära, et kasutada saab edasi, aga lihtsalt nii-öelda uuendusi ei tule nii tihti peale ja võib-olla ta ei ole enam nii turvaline, eks ole, et see turvalisus tänasel päeval on tegelikult niisugune võtmesõna või niisugune esimene punkt alati, mis igas ettevõttes või kas või tegelikult ka koduseadmes tuleb teemaks, sellepärast et selliseid pahatahtlikud inimesi, kes võib-olla otsivad mingisuguseid võimalusi või turvaauke, mida ära kasutada, on väga palju tegelikult, et selles mõttes turvalisus on kindlasti see, mille peale iga inimene peaks mõtlema, kui ta nii-öelda tehnikat kasutab, et mitte ainult arvutit, vaid ka tegelikult mobiiltelefoni või nutitelerit, eks ole. Jah. Lisan siia vahele, et kellelgi küsimusi tekib, siis võite julgelt küsida, et vastame teile siis seminari jooksul ka. Nii, aga liigume edasi. Migratsioon ehk siis kuidas see üleminek üldse toimub. Meil on siis valikus mitu varianti. Kõige tavapärasem variant on siis Windowsi uuendus, mille puhul saab lihtsalt uuenduste puhul, kui süsteem on ajakohane, Windows 11 uuenduse kätte. Ehk siis see eeldab seda, et Windows 10 versioon on juba piisavalt ajakohane, et vähemalt versioonil 2004 või siis kõrgem.
Ja siis, kui teha neid uuendusi, siis ta pakub juba ise, et tekib selline valik sinna nii-öelda juurde Windows Update'i, et kas te soovite üle minna. Ja kui on see üleminekuperiood, siis tuleb endale laadida alla vajalik rakendus, et üldse vaadata, et kas see arvuti vastab siis nendele nõuete, millele Marek siin enne rääkis, et kui ta ei vasta, siis ta juba viskabki selle veateate siin ette, et vabandust, aga seda arvutit ei ole võimalik siis üle uuendada ja sinna tuleb ka siis täpsem veakirjeldus, et mille pärast või miks ta ei luba seda teha. Nii, teise variandina on siis Upgrade Assistant Tool. Sellega on vaja laadida alla siis eraldi rakendus, millega siis toimub see uuendus taustal. Nagu tegelikult ma unustasin ka mainida, et Windowsi uuenduse puhul toimub tegelikult see uuendus taustal, et see otseselt kasutaja kogemust ei sega, et kasutaja saab oma tööd jätkata. Ja selle Assistant Tooli puhul on ka täpselt samad nõuded, et Windows 10 peab olema vähemalt versioonil 2004 või siis kõrgem ja riistvara peab vastama kriteeriumitele. Lisan siia vahele ka, et kettal peab olema vaba ruumi vähemalt 9 giga, et see uuendus üldse alla laadida. Ja lisaks, et seda Update Assistant Tooli käivitada, peab kindlasti olema arvutis administraatori õigused, et päris tavakasutaja, kui tal ei ole pandud neid õiguseid, siis ta seda käivitada ei saa. Siin võib-olla märgiks ka selle ära, et see nii-öelda uuenduse läbiviimine, olgu siis kas Windows uuenduse näol või siis selle nii-öelda uuendustarkvara näol võib arvestada seadme puhul, siis see muidugi oleneb seadmest, eks ole, et mis kõvaketas seal sees on, milline on võrguühendus ja neid nii-öelda punkte on nii-öelda nii palju, et võiks siin rahulikult 15 minutit ette lugeda. Aga võtame siis niimoodi üleüldiselt, et võrgukiirus ja seadme nii-öelda komponendid, et mis seal sees on, sellest olenevalt selline võib arvestada 30 minutit kuni tund aega, et selles ajavahemikus ta teeb selle ära ja kui ta nüüd selle uuenduse ära teeb, siis kui me ei eksi, andis ta pool tundi vist nii-öelda aega siis seadme restarti teha, kus ta siis nii-öelda hakkab lõplikult seda Windows 11 peale installima ja pärast seda siis on seade nii-öelda kasutusvalmis. Jah, sinna toon veel vahele ka seda, et seal on kiirus on kindlasti oluline ja kindlasti ka see update'i järk, et kui arvuti on ikkagi ajakohane, siis läheb sellega tavaliselt ikka kiiremalt, kui on mõned uuendused tegemata, et on edasi lükatud, siis peabki arvestama, et tuleb need vanemad uuendused ennem ära teha, et saaks nii-öelda puhtalt lehelt edasi minna. Ja siis on kolmas variant installiks on siis edasijõudnutele, ehk siis mis nõuab natukene rohkem võib-olla pingutust, et selleks on siis clean install. Selle jaoks on vaja meil kas siis USB-d, välist ketast või siis andmekandjat, kuhu siis ISO-faili nii-öelda talletada, et selle ISO-faili saab siis alla laadida Microsofti ametlikult lehelt, et siin toonitan kindlasti, et on levinud siin mingid petuskeemid, et kuidas üritatakse siis peale suruda seda, et mingile vanale seadmele siis nii-öelda Windows 11 peale punnida, mis ei ole siis nagu toetatud. Seda me kindlasti näitame siin demo jooksul ka, et mul on see nii-öelda Microsofti leht juba nii-öelda ees, et seda kindlasti demo nii-öelda selles punktis ma näitan ka, et kindlasti jah, kasutada nii-öelda Microsofti ametlikku kodulehte, et on tulnud siin uudiseid. Minu meelest see vist käis ka meediast läbi, et oht on, et nii-öelda need samad kurjad inimesed, kellest me rääkisime turvalisuse punktis, et otsivad võimalusi ja kindlasti tuleks sellele nii-öelda tähelepanu pöörata, et kus kohast te selle installika nii-öelda võtate, jah, et ilmselt selle kõige suurem oht ilmselt ongi see, et lihtsalt su kätte andmed võivad saada siis pihta selle rünnakuga ja ei saa ligi, et võidaks hakata valvuraha küsima, et lahti teha. Võib-olla märgiks ka selle ära, et nii-öelda, mis puudutab seda sama nii-öelda viimast juttu, mis just nagu rääkisid, et kõik andmed, kui te nii-öelda Windows 11 peale lähete, et olgu see siis selle nii-öelda Sessions Tooliga või siis nii-öelda Windows uuendus näol, et siis kõik teie nii-öelda andmed ja teie nii-öelda tarkvarad, mis teil eelnevalt arvutis installitud on, jäävad ilusti alles. Muidugi tuleb nagu selles mõttes vaadata seda, et kui on teil mingisugune selline eritarkvara, mis ei ole võib-olla nagu nii-öelda laialt kasutatav, eks ole,
et siis seal tuleks nii-öelda võib-olla kontakteeruda siis selle tarkvara tootjaga, et kas neil on nii-öelda uuenduspakett valmis Windows 11 jaoks, et kas ta toetab Windows 11. Et see on kindlasti nii-öelda pool, millega tuleb võib-olla arvestada, kui on eritarkvara olemas, aga eritarkvara puhul me kindlasti räägime pigem võib-olla, ma arvan, ettevõtetest, et nii-öelda kodukasutuse puhul eritarkvarasid niivõrd selliseid, ma usun, et väga ei kasuta. Pigem mitte jah, et pigem on niisugune tavaline ID-kaart ja noh. ID-kaardi puhul võib muidugi ka ära märkida, et ID-kaart tarkvara toimib, aga RIA-ga nii-öelda siin on olnud kontakti ja on räägitud, et siin nii-öelda võib tekkida nii-öelda probleeme, kuna nad ei ole veel päris seda nii-öelda Windows 11 uuenduspaketti siis oma ID-kaardi tarkvara välja lasknud. Aga kuna Windows 11 on põhimõtteliselt Windows 10 baasil, siis ta töötab, aga kui seal tekib nii-öelda probleeme, enamalt allkirjastamisel, eks ole, et siis võib julgelt nii-öelda pöörduda RIA poole, et neil on mingisugused lahendused. Ma üritasin ka eile leida nii-öelda RIA kodulehelt, et äkki neil on lahti kirjutatud juba see nii-öelda probleem või nii-öelda selle probleemi lahendus, eks ole. Aga paraku ma RIA kodulehelt eilse seisuga ei suutnud vähemalt ise tuvastada seda nii-öelda lahendust, et tundub, et nende jaoks on see asi ka veel päris toores, aga kindlasti nad tegelevad sellega ja see on nende nii-öelda üks esimesi nii-öelda prioriteetseid asju, et millega hetkel täna tegeleda, kuna neid kasutajaid, kes nüüd nii-öelda Windows 11 peale ikkagi soovivad minna, neid on ja see nii-öelda see ID-kaart tarkvara tuleb saada toimima ka Windows 11 peale, et kindlasti nende suur prioriteet on saada see uuenduspakett nii-öelda teele, et nad kindlasti tegelevad sellega. Jah. Siin ma räägin ka siis natukene sellest üleminekust, et kui kasutaja selle ülemineku teeb, et siis ei pea muretsema, et ta saab alati oma Windows 10 tagasi minna. Ütleme nii, et ongi kasutaja soovib nagu uuendusmeelne olla, praegu testida seda, siis tal on 10 päeva aega, et nii-öelda see vana uuendus tagasi võtta, et kõik need failid jäävad alles. Sellepärast ongi see oluline, et see kettapind oleks vaba, et saaks sellest aastast nii-öelda need kõik failid, mis olid enne, et saaks tagasi. Ja see 10 päeva kohta ma ütleks ka seda, et teil on võimalus 10 päeva nii-öelda tagasi Windows 10 peale minna, aga see nii-öelda see uuendus nüüd, kui te võtate ja lähete Windows 11 peale, siis teil on ka nii-öelda see uuenduspakett jääb 10 päevaks teile arvutisse kõvakettale. Ja kui on see 10 päeva nüüd möödas, ehk siis võimalus ka Windows 10 tagasi minna, eks ole, nii-öelda ei kehti enam, siis kustutatakse ka nii-öelda siis Windows 11 tõmmatud uuenduspakett nii-öelda ära automaatselt, et sellepärast ei pea muretsema, et kui teil näiteks on kas väiksem kõvaketas või tõesti kõvaketal lihtsalt vähem ruumi, et siis kui te nüüd võtate ja tõmbate siis nii-öelda uuenduste käigus Windows 11, et siis te ei pea muretsema, et see nii-öelda see tõmmatud pakett nüüd jääbki teile arvutisse ja võtab kasutult siis ruumi, et see automaatselt siis 10 päeva jooksul pärast uuenduse tegemist või nii-öelda Windows 11 peale minekut siis kustutatakse automaatselt teie arvutist ära. Jah. Kindlasti siin on ka mingeid muid operatsioonisüsteemi kuulajaid, näiteks vanema versiooni poolt, et mainin ka ära, et siin Windows 7 näiteks võib-olla mõni veel kasutab Windows 7, et ei tea, et kodukasutuses ilmselt on võib-olla laialt levinud, kellegi vanema või keegi kasutab, et kui on lihtsalt pandud lihtsuse mõttes peale sinna, et tegelikult riistvaralisest poolelt võib-olla nagu arvuti võib okei olla. Sul võib olla mitmeid variante, et kas või äkki mingi tarkvara 10 peale ei jookse, eks ole, on olemas. Aga noh, Windows 7 kindlasti võib märkida, et seda nii-öelda supporti ei ole juba väga pikalt. Ja, et kui keegi soovib siin uuendada Windows 7 pealt kohe nagu 11, siis see kahjuks võimalik ei ole. Aga seda tuleb teha. Pigem ikka clean installina, mis on siis natukene keerulisem, et kettale siis panna või siis mälupulgale panna see ISO fail ja siis natukene seal boot menüüs möllata, et
No siin on võib-olla jah, et kui nii-öelda kasutaja ise ei ole niivõrd IT-teadlik inimene, et siis on kindlasti vaja tal selle läbiviimiseks nii-öelda ikkagi abi, kas siis nii-öelda IT-partnerit või siis mõni tuttav või meil siin noorem generatsioon on väga IT-teadlik juba, et nemad, ma arvan, et usun, saavad ka hakkama. Ja, et ega seal tegelikult see jäämägi ongi võib-olla ilmselt see bootmenüüst edasi saada, et õige see boot valida, et tegelikult see install toimub ikkagi next faasil. No boot installi puhul kindlasti tuleb ära märkida, et see TP 2.0, see tuleb nagu käsitsi sellisel juhul siis aktiveerida BIOSis, et see on võib-olla siuke vahepunkt, mida kindlasti rõhutaks selle pulga pealt installi puhul. Ja selle TPM-iga on ilmselt ka see, et riistal on erinev, et need võivad olla päris keerukas kohe alguses leida, et tuleb võib-olla ilmselt natukene manuaalis teha tööd, et otsida kõigepealt, et kus see üldse asub, et ma isegi enda laptop peal vaatasin, et ei leidnud kohe alguses üles, et Security'l ta kuskil oli, aga ta oli nii ära peidetud, et natuke läks ikka aega. No siin oleneb jah, nii-öelda tootjast ka, et ütleme, kui meil sülearvutitest räägime, siis Lenovo ja näiteks Delli BIOSi vaade erinevad nii-öelda suht märkimisväärselt ja kui me võtame siia näiteks mõne lauaarvuti, on see siis nii-öelda ise kokku pandud või nii-öelda ostetud nii-öelda komplektsena, et siis seal on veel omakorda täiesti. Seal on veel laialhaardelisem jah, et kindlasti jah, et peab natukene süvenema ja guugeldama, et soovitame guugeldada, kõik inimesed peast ei teagi pead seda infot, et guugeldades leiab selle ilusti kõik üles. Nii, ja meil on siin valikus ka lisatud siia Windows 10, Windows Pro versioon, millele Marek tahab kindlasti lisada, et tulevikus sellega saab. Windows Pro puhul on nii, et kui te nii-öelda tänasel päeval veel ei ole sellega nii-öelda probleeme, et ta ei ole nii-öelda see nii-öelda punkt aktiveeritud, eks ole, et aga tulevikus ma hetkel kuupäeva ei oska öelda, kuna kui ma seda nii-öelda dokumenteerisin meie webinari jaoks, siis ma ei suutnud nii-öelda tuvastada kindlat kuupäeva, et millal see juhtub. Et aga kindlasti seda nii meediast kui ka Microsofti lehtedelt on tulevikus näha, kui see õige aeg on käes. Et aga nii-öelda tulevikus hakkab asi nägema välja nii, et kui nüüd Windows 11 Prod hakata installima, siis Microsofti nii-öelda see nägemus on siis selline, et seda ei saa installida siis ilma Microsofti kontot. Ehk siis see konto, millega te Microsofti lehel siis nii-öelda sisse logite. Et ilma selle kontota Windows 11 Prod installida ei saa, et koheselt nii-öelda installi alguses siis küsitakse nii-öelda võrgu olemasolu, eks ole. Ja siis küsitakse ka nii-öelda Microsofti kontot, et siis alles saab pärast seda Microsofti konto sisestamist Windows 11 Prod installida. Aga siin kindlasti rõhutaks ära, et tänasel päeval sellega veel probleeme ei ole. Ja kõik, kes on nii-öelda kas siis täna, eile või nii-öelda enne seda selle reegli rakendamist installinud on Windows 11 Pro, siis nende jaoks midagi ei muutu, et nende jaoks nii-öelda need lokaalselt tehtud kontod ja nii-öelda see install nii-öelda jääb nii nagu on, et midagi nende jaoks ei muutu, aga pärast seda nii-öelda reegli kehtestamist enam nii lihtsalt Windows 11 Pro installida ei saa. Ja see on just huvitav, et kuidas nad seda tegema hakkavad, et kui kasutajal ei olegi interneti, et kuidas ta siis edasi saab, et kas ta siis jääbki sinna kinni, et see on ka meie jaoks nii-öelda must maa hetkel, et eks seal ole näha, et kuidas nad selle lahendavad, et kui nad nüüd lahendavadki selle sedasi ära, et nii-öelda see installi esimene punkt on see, et palun ühendage internetivõrguga ja kui seda ei tee ja muud moodi sealt edasi ei saagi, eks ole, nii-öelda kuskilt teksti sisse peidetud linkvihjena nii-öelda teekonnast edasi ei saa, et siis paraku suure tõenäosusega ongi nii, et ma usun, et ju ta sinna nii-öelda suundubki, et lisan siia vahel, et siin juba et Windows 10 puhul on juba märgata, et Microsoft Store'i on hakatud piirama, et päris kõik ei saagi enam alla laadida, et on vaja siis eraldi Microsofti kontot, et teha neid paigaldused.
Eks see on Microsofti nii-öelda suund kindlasti, et igal nii-öelda Windowsi arvuti kasutajal oleks ikkagi Microsofti konto olemas, eks ole. Et sinna mis teab, võib-olla ongi, et hakkavad kuidagi siis tegema mingit back-up'i või midagi, et järgmise seadme vahetus võib-olla läheb lihtsamaks, eks tulevikku ei tea, et see võib-olla on see suund, mida ma ise arvan, et võib tulla, et sinu kõik need Microsofti sätted ja asjad nagu salvestuvad sinu konto külge, et kui sa juba seadet vahetad või siis kasutad näiteks kuskil mujal, on ju, mingit seadet, siis sa saad juba need sätted näiteks kätte pilvelt. Nagu iPhone'il, eks ole, et kui sa ostad uue iPhone'i, et siis põhimõtteliselt piisab lihtsalt sellest, et sa logid enda kontodega sisse ja tegelikult maagiliselt kõik asjad nii-öelda migratakse siis uude. Androidil ka on sama ilmselt. Androidi puhul, ma ei oska. Seal oli ka vist jah, mingitel Samsungil kindlasti lipulaevadel ilmselt on selline funktsioon juba olemas, et mis on tegelikult ka mõistlik, et teeb selle kasutuse nagu lihtsamaks. Eriti just tavakasutaja jaoks, et ettevõtte puhul võib-olla see ei ole nii lihtne, et seal oleneb sellest, et kuidas IT-partner neid arvutid installib ja kuidas on ettevõtte erinevad reeglid, eks ole, et seal suure tõenäosusega ma näen, et väiksemate ettevõtete puhul kindlasti saaks seda kasutada, kui oleks selline võimalus olemas, aga suuremate ettevõtete puhul. Mingil määral ta on juba kasutuses selles mõttes, et OneDrive'i desktop ja kõik dokumendid, need failid on nagu sünkis, et saab väga mugavalt üle minna. Nende uutemate brauseritega on juba võimalik panna see oma konto sünki, et sa saad kõik need sätted juba kätte, et mis teeb selle asja veel lihtsamaks. Ja liigume siis edasi äkki demo juurde. Meil on siin veel migratsiooni võimalused nii-öelda ühe slaidi täitsa jätsime vahele. Pildina nähtavad. Seda me kindlasti, kui me demo juurde läheme nüüd, et siis ma näitan seda lehte natukene nii-öelda liikuvuspildis ka, aga lihtsalt nii-öelda ma nägin, et kui me juba nii-öelda räägime sellest turvalisuse poolest, ehk siis nii-öelda kindlasti võtta installikas nii-öelda Microsoft ametlikud lehed, siis ma nägin, et paneks nagu selle nii-öelda eraldi slaidina siia ka. Siin antud lehe puhul on ta inglise keeles küll, aga kindlasti on eestikeelne variant olemas, et üle minna, et ta ise suunab siin lokaalse keele järgi, mis sul arvutis on, et ta suunab siin, et minu arvutis oli see pilt minu arvutist võetud, et mul oli siis ingliskeelne lokatsioonilise keel. Ja siin on näha kohe, et siin on valikud on tegelikult üsna lihtsad, et Marek kohe varsti näitab seda lähemalt, et tegelikult on see kõik nagu lahti kirjeldatud siin. Et liigume siis äkki demo juurde edasi. Võib-olla võtaksin ühe küsimuse tegelikult praegu vahele, mis tuli meil täitsa praegu nii-öelda teema kohaselt, eks ole. Et siin küsiti, et kuidas Windows Pro siis install käib domeenimasinatel, et kuidas see võiks välja näha, eks ole. Hetkel ütleme nii, et ma kindlat vastust ei oska öelda, aga kuna nii-öelda igal, kui me räägime nüüd domeenimasinast, eks ettevõtte arvutist, eks ole, siis antud juhul nii-öelda ma usun, et see ei teki probleemi, või tähendab, sellega ei teki probleeme, et nii-öelda tänasel päeval meil Primendis siin arvutite nii-öelda eelseadistuse puhul siis tegelikult me saame nii-öelda seadistada ka paljud asjad sellised ära, kus on näiteks kaheastmeline autentimine peal, et lihtsalt siin kohal tuleb suhelda kindlasti kliendiga, siis sellisel juhul hästi palju jooksvalt. Aga ütleme nii, et kui me nii-öelda ettevõtte arvutitest räägime, et siis nii-öelda tuleb seal on vaja lihtsalt põhimõtteliselt nii-öelda kasutajat, Microsofti kasutajat ja siis nii-öelda seda parooli, eks ole. Et ega seal selles mõttes muud ei tohiks olla, aga kindlasti selles mõttes, et kui mõnel, ma ei tea, kolleegil meil või me ise selle küsimuse puhul natukene targemaks oleme saanud, siis kindlasti me jagame selle webinari all siis seda informatsiooni täpsemalt, et kui me oleme saanud seda ise ka. Et hetkel on see niivõrd toores, et see uudis, kui selline tuli, kui ma ei eksi, siis äkki eelmise nädala lõpus.
Ja ma lisan siia vahele, et ilmselt tavaliselt domeeni kontrolleriga see jääb ilmselt üldjuhul ikka samaks, et domeeniga saad ikka liituda. Ja siis lihtsam ilmselt ongi seda suur ADS on ilmselt lihtsam lisada, et sealt konto alt, et on juba mugavam see valik. Et meedias sükast uudistel läbi ei ole käinud, et midagi kinni pannakse, et ma arvan, et jääb üsna samaks. Ma ei usu ka jah, et selles mõttes drastilisi muutusi nüüd selle juures ei tule, aga eks me näis, kuidas nagu lõplikult tegelikult Microsoft seda lahendust nii-öelda ette on endal näinud, et kuidas ta selle nagu tegelikult ära lahendab, eks ole, et see selgub tulevikus, kuupäeva ei oska öelda. Jah. Nii, aga võib-olla siis läheks tema juurde ja näiteks võib-olla siis mõningad need nii-öelda erinevused ära ja tutvustaks natukene siis seda Windows 11 nii-öelda liikuvuspildis ka, et oleks natukene nii-öelda parem võib-olla. Nii, aga üks väike moment siis. Nii, meil peaks olema pilt ilusti ees, ma loodan. On ees. Nii, siit me näeme siis Microsofti seda nii-öelda ametlikku lehekülge, et kus siis Windows 11 nii-öelda muretseda. Et siit nagu on näha, on siis nii-öelda see installimiseks mõeldud tarkvara, eks ole. Aga siis see on tool nii-öelda. Seda siis nii-öelda saab kasutada ainult nii-öelda Windows 10 puhul. Jah, et see töötab tagataustal, et nagu tavaline rakendus, mis sa siis lihtsalt paned tööle ja administraatorina kindlasti. Just, et tuleb lihtsalt ära installida ja siis hakkavad maagilised asjad juhtuma. Ja siis siin teise valikuna... Näita võib-olla neid valikuid ka siin, et siin on tegelikult lahti kirjeldatud see sammu aval. Sa mõtled seda before? Jaa, millega võib arvestada, et siit millest me ka läbi käisime, et kindlasti saab nagu enne võib-olla double checki teha, kui hakata nagu tegema seda. Just, no see ongi nüüd nii-öelda siis see device specification'i nii-öelda see tarkvara, mis samuti tuleb nii-öelda installida kindlasti. Jah, et kui tekib see olukord, et mõtled, et arvuti on päris äge ja vinge, et RAM on kõvasti, aga tegelikult võib-olla ongi, et see protsessor jääb kuidagi vajaka, et siis tarkvara siis näitab sulle ära, et see ei... Kuigi see miinimum nõue 1 GHz, et ma usun, et... Seal oli kindlasti, ma vaatasin ise, et seal oli mingid mudelid, millega ikkagi ta ei supportinud. Okay. Et see 1 GHz on ka, aga tal on natukene ikkagi pandud rangemad need piirangud, mis ma nüüd ise avastasin, kui ma tahtsin kodukasutuses enda arvutit uuendada laptopi. Okay. Nii, aga siis teine variant, mida kasutada, et kui esimene variant on meil Windows Update ise nii-öelda seadmeteks, siis teine oli meil nii-öelda see tool ja kolmandaks versiooniks siis nii-öelda kui tahate täiesti puhast installi teha või näiteks Windows 7 pealt minna Windows 11. Või on siis see mingi muu operatsioonisüsteem? Või on mõni muu operatsioonisüsteem jah, et siin võib-olla on äkki mõni Linuxi kasutaja või neid variante nii-öelda on, eks ole. Et siis on nii-öelda installation media, et mis siis tuleb ikkagi USB-le või DVD-le panna, et tänasel päeval on ikkagi nii-öelda USB pulk põhiline, eks ole. Et siis selle saab siit ja saab siit siis valida siis nii-öelda Windows 11 selleks. Ja on juba piisavalt tark, et ei pea eraldi valima enam nagu kuidagi 32 bitti või siis 64, et ta juba ise on... Selle ta tuvastab ära, et tegelikult ongi 60 bitti baasil juba. Et kui kunagi oli varem, oli siis 32 oli ka valikus. Jah, et see on minevik jah. Aga siin on ka tegelikult Microsoft on hästi välja toonud nii-öelda samm haaval, et nii-öelda mida siis tuleks teha, et see nii-öelda Windows 11 ikkagi selle pulga abil nii-öelda teie seadmesse saaks installeeritud, et Microsoft on siin õnneks näinud vaeva ja teinud nii-öelda eeltöö ära meile, et oleks asi natukene lihtsam. Nii, aga võib-olla näitaks siis natukene seda nii-öelda Windowsi nii-öelda erinevaid lahendusi, mis võimalused meil nii-öelda on siis, eks ole. Et kui eelnevalt võib-olla esimene asi, mis nii-öelda näiteks on siis taskbar, eks ole, mis me ka piltidelt nägime,
et selline ta on. Mina olen nii-öelda see kasutaja või see pool kasutajast, kellele see uus lahendus on meeldinud, ehk siis jätta nii-öelda siis ikoonid nii-öelda keskele. Tegelikult oli võimalus see ka Windows 10-ga. Seal tuli lihtsalt natuke rohkem vaeva näha, et ma tegelikult Windows 10 puhul koduarvutis nii-öelda tegelikult tegin selle Windows 10-ga ära ka, et minu jaoks need ikoonid keskel kuidagi silmale võib-olla läheb nagu mõnusam. Ja, et kuidagi minu käele on ta nagu kuidagi parem, et ma ise suuremat sorti Maci kasutaja ei ole, muidugi tuleb tunnistada, et selle küsimuse võib-olla kaotaks kohe ära mõttest, eks ole. Aga ta on jah, oma loomult on ta üsna sarnane Macile, et siin kõik all, et Macil oli juba siuke lahendus väga ammu juba kasutusel. Ja just asetsuse mõttes, et võib-olla see asetsus ongi nii-öelda ainukene, mis Maci nii-öelda võib-olla meenutab, eks ole. Aga kui me vaatame nii-öelda tegelikult Windows 11 nüüd, siis kui kunagi Windows 10 puhul parem kliki panid taskbar'il, siis sul oli võimalus päris mitmeid, eks ole. Et kas või näiteks avada CMD või mõned muud tegevused, siis tänasel päeval on meil ainukene valik taskbar settings. Või siis selle Windowsi logo peal parem klõps. Ja selles mõttes siit me saame kõik need samad valikud kätte, eks ole, aga lihtsalt ma ise nagu näen, et tegelikult minu jaoks on see natukene nagu ebamugav. Kas harjumatu? Harjumatu ka kindlasti, aga minu meelest on ta natukene ebamugav selles mõttes, et sa pead nagu ühe kindla koha pealt, eks ole, nii-öelda seda paremat klikki tegema, et nüüd saada kas süsteemisse, device manageri või kui iganes, eks ole. Et selles mõttes on ta natukene nagu halb. Aga see on nii-öelda minu isiklik nii-öelda arvamus. Kes teab, võib-olla nad veel uuendavad seda, et praegu on see testimise faas, et kõik tagasid ja kõik loeb, et võib-olla nad teevad siis mingi suurema update'i. Võib-olla seda on võimalik nii-öelda sätetest kuskilt nii-öelda saada, eks ole. Saad sa äkki pane mul seda demo lehte natukene allapoole ka. Siin ma näiteks võib-olla ära, kui me juba taskbar'i juures oleme, eks ole, et siis ma võib-olla näiteks ära inimestel, kellele võib-olla ikkagi ei meeldi see, et need ikoonid siin nii-öelda keskel on, eks ole. Et siis selleks piisab see, et võtame siit parem klikk siis taskbar'ile, avame taskbar'i settingud ja siis me läheme siit kõige alumine valik. Ja siis meil on siin selline valik nagu taskbar element ja siit me saame siis valida, et kas left või center. Ja siit kui me lefti paneme, siis nagu siit pildilt nagu praegu näeme ka, et ilusti kõik ikoonid liikusid nii-öelda vasakule, et selles mõttes midagi, kui on ikkagi harjumus, et nii-öelda et need stardinupp peab olema ikkagi vasakul all nurgas ja kõik muud asjad sellele järgnevalt, eks ole, et siis saab ka nii, et siin ma lisan vahel, et see on tehtud suke funktsioon, et seda stardinuppu saab ka kasutada mõlema monitori peal, kellel on siis võib-olla 2 kuvarit, siis on päris mugav, et kui Windows 10 puhul ta oli siis nagu ühe sukse nii-öelda põhimonitor, mis sa kasutasid, siis nüüd on ta võimalik lisada ka sul siis mõlemale, et on tegelikult päris mugav. No sinna lisandub ka nii-öelda see parema allnurgas leitav siis valikud, mitte ainult stardinupp, eks ole. Nii, aga võib-olla siis võtakski siit selle parema kliki valiku järgmisena, et nüüd siin nagu me näeme, eks ole, et see vaade on hoopis teistsugune, eks ole, et mis nagu nii-öelda eelnevalt. Aga nagu me nii-öelda eelnevalt webinari jooksul siin ühes punktis ka rääkisime, siis Zoom More Options annab teile siis nii-öelda selle, kuidas me ütleme, nii-öelda vana vaate, eks ole. Vana vaate, jah. Et kui sul on näiteks NVIDIA videokaart seal, mis saad otse nii-öelda siis NVIDIA control panelisse näiteks minna, et seal nii-öelda vajame tegevust. Ja, eks see on jah, et võib-olla integreeritud videokaartiga laptopide puhul on ka ilmselt Intel paneb oma selle ikooni sinna. Ma ise ei ole küll märganud, aga võib-olla mingi mudelite puhul on ta juba olemas. Aga iseenesest jah, et ta annab lihtsalt ühe nii-öelda lisakliki juurde, et kui sa
kui sa nii-öelda ikkagi tahad kasutada seda vanat vaadet, Jah. või siis noh, tõesti räägime siin näiteks sellest Nvidia control panelist, eks ole. Et aga see on pigem kodukasutuses, et no mõningate laptopide puhul võib-olla tõesti, aga pigem see puudutab ilmselt kodukasutust rohkem. Just. Siis nii, ma tõstan siit ära omal selle kaamera vaate. Nii, kui me vaatame siis siin seda nii-öelda paremas nurgas olevat, kuidas seda nüüd siis kutsutakse, nii-öelda taskbar'i parem nurk või kuidas seda nii-öelda inglise keeles ma otsisin ka sellele vastet. Muidugi, kuidas seda kutsutakse tegelikult mitmed viisi, et ongi taskbar nii-öelda right panel ehk siis parempoolne paneel, eks ole. Et kui me seda siin vaatame, siis tegelikult siin näiteks kalendrit, eks ole, on võimalik meil siin vaadata. Kui me siin näiteks, nüüd on, kui eelnevalt Windows 10 puhul oli nii-öelda see Wi-Fi ja kõik muud need ikoonid siin nii-öelda eraldi, eks ole, siis tänasel päeval on nad ühe nii-öelda aktiivse nupuna tehtud. Ehk siis kui me siia nüüd nii-öelda vajutame, siis me nii-öelda näeme seda nii-öelda suuremat pilti, et kus me saame nii-öelda siis kas panna flight mode'i peale, valida siis näiteks mõnda Wi-Fi't, eks ole, ühendada ennast sealt selle kaudu siis ära, Bluetooth, eks ole, ja nii edasi siin erinevad valikud VPN näiteks, et see on nüüd kolin nii-öelda ikkagi, et kui eelnevalt siin said nagu otse panna, siis tänasel päeval on jälle nii-öelda võib öelda, et üks lisaklikk nii-öelda juures, et see on sama, mis nii-öelda nüüd siin selle parema klikiga. Eks ta võib-olla ongi sellepärast, et see on mõeldud ka seal tablet moodil, et võib-olla siis ta on nagu tehtud nii-öelda selle jaoks lihtsam, et üks ühine see, et siis... selle parema kliki puhul kindlasti selles mõttes ma ei ütleks, et ta on selles mõttes halb on, et Microsoft on mõelnud, et ikkagi nii-öelda, et kindlasti on kasutajad, kellel nii-öelda on võib-olla siit nii-öelda midagi saada, eks ole. Et siis nad on juba nii-öelda eos kohe alguses selle võimaluse nii-öelda lisanud siia, eks ole. Et see on pigem, ma näen, et see on hea, aga võib-olla harjumatu, eks ole. Jah, siin lisati meile vahele, et stardinupp tegelikult oli juba Windows 10 olemas, et me ise ei pannud küll tähele, et ilmselt oli natuke otsima sealt midagi, et Microsoft peidab võib-olla algus neid feature'id natukene. Ei oska kohe otsida. See täitsa võimalik. Jah, võib täitsa olla. Täitsa võimalik. Nii ma vaatan, mis meil siin, mitmekülgne ekraani kasutus, mida ma lubasin näidata, et see on nüüd siis, nagu me näeme, et sai eelnevalt siis 2 jagatud nagu eelnevalt, eks ole. Aga kui ma siin nüüd selle ekraani natukene nüüd väiksemaks saan, siis ja siia nurka lähen, siis me näeme, et nüüd me saame siis kasutada nii-öelda ühte ekraani nii-öelda 4 ekraani asemel, eks ole. Väikse ekraani puhul ta ei ole võib-olla nii hea, ta on raskesti kasutatav, eks ole. Aga kui teil tõesti on seal seadmedega näiteks 32-tolline monitor või isegi veel suurem, näiteks 40-tolline 4K monitor, eks ole, siis antud juhul on selline lahendus, ma näen igaühes väga hea, et selline nii-öelda võimalus tuli. Ja kindlasti saab siin ka seda nii-öelda pooleks jagada, et kui me võtame nii-öelda, jätamegi nii-öelda selle nüüd nii-öelda siia, eks ole, ja kui me võtame siit näiteks, võtame siit ühe New Windowsi lahti ja lükkame selle nii-öelda siit parema, et siis me saame nii-öelda kasutada seda kolmena, nii-öelda ühte ekraanis 3. Et mina näen, see on nagu väga hea nii-öelda lisaväärtus Windows 11 puhul, et mina olen seda väga aktiivselt hakanud kasutama, ja sellega harjub väga kiiresti ära. Et eriti just, kui on võib-olla sellised mingisugused aknad, ma ei tea, Skype või Teams, või siis mõni tabel, et kus sul on midagi jälgima. Et kus sul nagu päris tervet tabelit ei ole vaja näiteks näha, et sul on näiteks, ma ei tea, näiteks kaks Exceli tabelit, et panedki siia ekraanile näiteks Teamsi, et arutad kolleegiga, eks ole, ja paned siia 2
nii-öelda siis Exceli tabelit, et näiteks mingeid asju võrrelda, eks ole. Jah, või meelinduse näiteks, et saad otsida midagi, just, et sellisel juhul on see ekraani nii-öelda mitmeks jagamine täiesti võrratu asi, võib öelda tegelikult, et see on tõesti üks väga hea asi, et mida ma usun, et iga Windows 11 kasutaja kindlasti mingilt maalt hakkab kasutama, et see on täitsa niisugune hea väärtus. Nii, aga ma mõtlen siin vist hetkel stardinuppu, kas me näitasime, et siin kindlasti settings varianti näidata seal välja. Ja, et settings nüüd, kui eelnevalt oli siis nii-öelda see stardimenüüsid keskelt nii-öelda pooleks jagatud, eks ole, ja oli siis nii-öelda vasak pool ja siis parem pool, kus te saite siis personaliseerida seda, vasakult poolt sai ka personaliseerida, aga nii-öelda, et ta oli nii-öelda keskelt pooleks jagatud nii-öelda, eks ole, et siis antud juhul siin on nagu mindud teistpidi, et on ka nagu pooleks jagatud, aga teistpidi, eks ole. Et aga settingud on kohe nii-öelda siin nii-öelda saadaval ja settingutes samamoodi, me näeme, eks ole, et on visuaal on, eks ole, muutunud. Mõnes mõttes ka lihtsamaks, et siit olulisemad need asjad, mida kasutaja võib siis oma vaates nagu otsida, et need on nagu välja toodud siia. Ja, kas või näiteks Windows uuendused me näeme siin kohe ära, et millal on nii-öelda last check tehtud ja siia peale vajutades me jõuame ka Windows uuendusteni, eks ole. Et selles mõttes ma näen, et see nii-öelda settingute pool on kindlasti paremaks tehtud kui Windows 10 puhul, et ta on kuidagi nagu, kui mõned asjad on Windows 11 puhul nagu kuidagi, et sa pead nagu mingit lisaklikke tegema, et kuskile jõuda, eks ole, siis settingute puhul on nagu vastupidi, et ma näen, et nagu see pool siin on nagu kuidagi nagu paremaks tehtud. Ja siin on ka võimalus otsida, et lisatud siin find the setting, et on täpsemaks läinud, et kui Windows 10 puhul juba otsid mingit spetsiifilisemat asja, ta ei pruukinud kohe seda näidata, aga siin ta juba pakub nagu välja sulle, et kas sa soovid seda settingut muuta või lihtsustatud natukene. Et selline ta meil on, et siin neid valikuid on nii-öelda põhilised valikud, mis on vaja, on nii-öelda siia toodud ja ma usun, et see pool on kindlasti paremaks läinud. On sul midagi lisada? Küll täitsa ei olegi, et siin võib ilmselt natukene spetsiifiliseks minna, aga ma arvan, et ei hakka siin nii täpselt, et iga kasutaja ilmselt nagu ise peab seda vaatama ja testima, et kuidas tal on, et kasutus on see võit, mis siis tagab meil eelise siin, et sellest aru saada. Eks ta kindlasti aja jooksul ka nii-öelda muutub ja areneb, eks ole, et hetkel on ta selline, aga kindlasti nii-öelda siin aja jooksul ta muutub ja tekib lisaväärtusi juurde, võib-olla mingisugused asjad, mida kasutajatele võib-olla ei meeldi nii väga niimoodi kasutada, võib-olla tehakse teistmoodi, et eks me seda näitab ainult aeg, eks ole. Siin on ka tulnud küsimus meil, et kas stardimenüü nuppe saab ise personaliseerida, seal on ju pinned osa. Ja, stardimenüüd saab samamoodi personaliseerida, nagu saab nii-öelda siis Windows 10 puhul. Et siin saab neid nii-öelda liigutada, eks ole, saab siia neid lisada, et selles mõttes, et ta ei erine Windows nii-öelda Windows 10-st eriti palju, et tegelikult Windows 11 ongi mingis mõttes 10 nii-öelda järeltulija, aga lihtsalt tal on nii-öelda see visuaal on nii-öelda teistsugune, et selles mõttes siin nagu midagi nii-öelda erilist ei ole. Aga liigume äkki küsimused vastuseid vooru juurde. Ja, kohe jagan oma ekraani uuesti siin. Nii. Ootame siis mõni hetk, võib-olla tuleb veel mõni küsimus siin, et saame teile vastata kohe. Siin hetkel ei ole veel tekkinud, aga võite kindlasti julgelt küsida,
kui jäi mõni mõte õhku või midagi, mis huvitab väga, et siis kui me oskame vastata, siis me proovime kohe ära vastata ja kui me ei oska, siis me kindlasti paneme webinari alla siis selle informatsiooni nii-öelda siis tagantjärgi, et. jah. Tuli mõni küsimus sisse? Ei, mis tähendab, et ei tulnud. Tuli täitsa sisse. Tasperi osas väärib minu meelest veel mainimist, sulgudes kurb tõsiasi, et Combine Buttons on nüüd alati sisse lülitatud. Jah, seda ta park on, et on nii-öelda mingisugused erinevused kindlasti Windows 10-ga, et mingid asjad, mis võib-olla ei ole nii head kui 10 puhul, ja mingid asjad on jälle paremaks läinud. No eks see ole nagu selles mõttes iga asjaga, et mulle siin meeldib alati näiteid tuua, et uue auto ostad, siis mingi asi on parem, mingi asi ei ole jälle parem, aga ma loodan, et selles mõttes Microsoft enda poolt teeb niivõrd palju ikkagi ära, et ta tekitab seda personaliseerimist poolt nagu juurde, et ta kuulab nii-öelda seda kasutajat, eks ole, ja tekitab siis mingisuguse lisaväärtuse selle kasutajale. Tagasisidet siis rohkem, et kui mingid asjad ikkagi nii-öelda, kui mingi asi ikkagi tekitab nii-öelda suurt kisa, et siis loodetavasti nendega nii-öelda tegeletakse ja tekitatakse nii-öelda võib-olla mingisugune lisavõimalus siis selle asja nii-öelda tegemisel või siis on mõni leidlik kasutaja, kes soovibki seda muuta, et foorumites kindlasti leiab infot, nagu kui ma selle show more options'i ära kaotamise tõin, et kasutajad ikkagi nagu töötavad selle kallal, et endal oleks mõnusam, et eks seda saab personaliseerida ikkagi tunduvalt rohkem kui nii-öelda tavakasutaja võib-olla teab. Aga see läheb sinna ikkagi IT-teadlikute inimeste pärusmaa. Sa pead teadma, mida sa tahad. Sa pead teadma, mida sa tahad ja sa pead oskama nagu ka seda nii-öelda otsida ja seda siis muudatust läbi viia, et olgu ta siis kas kuskil settingutes või registris, eks ole. Et võimalusi on alati, et aga lihtsalt kui palju ta nüüd nii-öelda teadmise ja ressursse nii-öelda võtab ja aega võtab, et kas ta. Kindlasti sellega võib tulla ka risk, et muudad need registri neid, siis pärast mingid uuendused ei pruugi nii hästi töötada, et võib tekitada probleeme. Seal võib ka olla, et mingid uuendused sõidavad sellest üle, eks ole, et seda on nagu raske niimoodi öelda. Jah. Nii, aga hetkel ma näen, et rohkem küsimusi ei ole tulnud. Siis tundub, et vist on kõik, et kui kellelgi on mingid lisaküsimusi, siis võite saata ka meili peale, et info@primet.com või siis kindlasti ka see webinar, kui me üksi läheb ilusti üles. Et saab ilusti järgi vaadata, et kui mingi teema jäi segaseks või. Et seal saab ka nii-öelda vaadata, et siis kui mõni küsimus siin hetkel ma ei näinud vist sellist küsimust, millele me siit vastust ei saanud. Ma loodan, et me kindlasti vaatame veel selle tagantjärgi üle, eks ole, et ja kui mõni küsimus jäi nii-öelda vastused, võib-olla see esimene küsimus, pro-versioon domeeniga, eks ole. Seda saab täpsustada. Et hetkel sellele meil konkreetset vastust ei ole, eks ole, aga kindlasti me hoiame sellel teemal nii-öelda ise silma peal ja me kindlasti nii-öelda jagame siis erinevates kanalites seda infot, kui nii-öelda me oleme ise ka selle saanud, eks ole. Aga siis tundub, et on kõik. Mina tänan vaatamast ja kindlasti ootame teid tagasi, uutel seminaridel.